Tere, siin on TIE Aesthetic Project. Nagu te arvatavasti video pealkirjast nägite, siis üle pikka aja toome teile ühe ausa arvustuse video. Vot ja see arvustus on tehtud kauem, suurem projekt, et meie selline kõige suurem arvustus siiani. Nimelt me arvustasime siis meal prep ettevõtete toite. Et kui keegi veel ei ole tuttav sellise teenusega, siis põhimõtteliselt meal prep ettevõte lihtsalt ongi selleks, et teha sinu kõik toidud sinu eest valmis. Sa lihtsalt maksad ja sööd ja ise ei pea rohkem, ei pea poes käima, ei pea nõusid pesema, ei pea mitte midagi tegema. Just nimelt, et sarnane teenus on välismaal tegelikult juba päris tükk aega eksisteerinud, aga nüüd viimast, paari aasta jooksul vist on nüüd Eestis juba päris mitmeid tekkinud. Ja siis tänases videos me võtamegi nüüd 4 suurimat, ma arvan, Eestis vaatluse alla. Vaatame läbi nende plussid ja miinused ja siis, et siis teile nende teenuseid siis paremini tutvustada. Alustame siis ettevõtete arvustamise ja tutvustamisega kõige esimesest, mida me sõime. Esimesena meile toodi siis Tanfare toit, Tanfare eestvedaja Daniel on ta nimi vist, et jättis väga hea mulje, et veel järgmine päev helistas ka küsis, et andke kriitikat, ütlesin, et küll videos näed, et mis kriitika oli. Aga ei, selles suhtes ma usun, et kui sa väga sama entusiastlikult jätkad oma Tanfare eestvedamist, siis kindlasti jõuate ka rohkemate inimesteni. Kuidas sulle toidu maitsesid? Mina sõin mingit salatit, see oli mingi kooma vakaame salat vist. Toiduga ongi ainuke negatiivne asi, et seal kooma vakaame salati peal olid vutimunad, need olid 4-5 tükki, vaata. Vutimunad on nagu ülihea asi, nagu siuke delikatess. Ja siis nagu võtsin selle kahvliga selle vutimuna ära, aga siis ma sain aru, et see oli pooleks lõigatud, vaata. Et nagu vutimuna 4-5 asemel oli nagu 2 tükki, vaata. Aga pooleks lõigatud. Aga üldiselt mulle toidud maitsesid, et ma sain mingid munapuffinid veel, ma sain mingi magustoidu, et kõik oli väga maitsev. Et siin ma ei oska midagi öelda, et see on pigem, ei ole nagu selline kulturistide toit karbist, et see on jällegi natuke teissugune. Et see on pigem inimesele, kes ikkagi, kellel on nagu normaalselt toitumisharjumused, mitte nagu see, et ma olen 5 aastat karbist söönud, et mul on nagu ükskõik, mida ma söön, et kindlasti inimesed, kes otsivad ka sellisest tervislikust toidust mingit sellist maitseelamust, et nemad kindlasti jäävad rahule selle teenusega. Ma ise nagu nõustun ka selle koha pealt, sest minu üks toit oli mingi pardi konfiin ja see on selline toit, mida kui ma söön, siis ma söön seda kuskil restoranis, et nagu seda oli nagu selline karbi toit, mida ma nagu reaalselt ootasin, et see on nagu ainult plusspooled, et pluss nagu külg. Et tuled treenist koju ja siis mõtled, et mis ma nüüd söön, et eks pardi konfii jama, et seda nagu tegelikult ei ole. See ei juhtu et jah, see on iseloomustab seda Tanfare teenust päris hästi nagu toidu mõttes. Mis on veel Tanfare palus mainida, et neil on klientidele selline back office, ehk siis kui teistel sama teenus pakkuvatel teenustel on lihtsalt nagu koduleht, siis saad toite valida, mingi tellimuse esitada, siis Tanfare on teinud omale sellise IT-alase lahenduse, et klient läheb sisse, ta saab ise nagu valida oma toorainet, on tal mingid allergiad, on vaja mingeid nagu muudatusi, mingit personaalsemat lähenemist, et siis klient saab ise seal kõik ära teha. Et me ise nagu nii kaugele jõudnud, et sinna sisse logisime, aga nii mulle öeldi ja ma eeldan, et see teeb nagu inimeste elu mugavamaks, kes nagu tahab kiiresti mingit sellist muutust sisse viia. Tanfare puhul on siis paketid on kaloripõhised, ehk siis vastavad sinu kalori eesmärgile. Et sul on pakett, kus sul on 1200 kalorit, 1600, 2000 ja 2400. Ma olen üsna kindel ka, et kui sa võtad Tanfaregi ühendust ja sa tahad päevas süüa 3000-3500 kalorit, et ma arvan kõik ettevõtted, kes nagu seda teenust pakuvad, nad ei saa lubada omale seda, et ütled ei, et ma ei saa sulle 3000 kalorit teha, vaata. Et nad nagunii te saate ka rääkida see mingi individuaalse mingi paketi lahenduse leida, et ma ei usu, et see on nagu nii piiritatud. Selles mõttes nagu tavainimesele on see teenus väga mugav, et sa lähed koduleheküljele, sul on väga kiire päev ees ja siis sa lihtsalt tellid oma terve päeva toidud siis sealt ära. Et samas ühest teisest küljest on see ka selline nagu miinuskülg, et ütleme, kui sul on ainult vaja, ma ei tea, näiteks lõunasööki. Et siis sa tahad nagu ainult ühte rooga iga päev, et see oleks valmis, et võiks selline nagu
võimalus võiks ka kõrval olla. Kui sa ütled, mul on vaja nagu 4 karpi kanariisi, siis nagu te ei jää sellest ilma, saab. Numbritest rääkides ma tooksin välja ühe sellise võib-olla miinuskülje või koha, kus Tanfare saaks natukene asja paremini teha, et kui muidu oli kõik nagu väga hea ja mulle nende teenus meeldib, siis nende toitudel nagu kaloraaž on märgitud, aga ei ole makrotoitaineid märgitud, et nagu kas siis võiks olla, kas igal karbil võiks siis oma toitaine sisaldus kirjas olla või siis võiks olla kuskil kodulehel see informatsioon olemas, et tahaks ka selle kohta nagu infot, et see, et sul lihtsalt kogu pakett on 2000 kalorit, nagu sellest nagu ei piisa. Kõige parem oleks see, kui sul on iga karbi peal kirjas. Ehk siis, kui sa isegi nagu ühe toiduga nagu eksid või söö ära, et sa tead täpselt nagu palju ma veel pean sööma. Kokkuvõttes Tanfare, et toit oli maitsev, kõik teenus on väga mugav, koduleht on ilus, aga lihtsalt makrotoitained ongi kõige suurem puuduv osa teil. Usun, et Tanfare peamine klient pigem ei ole selline fitnessist, kulturist, siuke hull jõutreenija, võib-olla miks mitte, võib ka olla, aga siiski mul on siuke tunne, et pigem Tanfare klient oleks selline lihtsalt heast, maitsvast, tervislikust, värskest toidust lugupidav inimene, kes tahab oma elu nagu mugavaks muuta. Et see on võib-olla kõige parem selline iseloom. Järgmisena, kes meile nüüd toiti saatis, oli Minu Toit, et nemad saatid meile nüüd ühe oma paketi, kus on siis kaloraaž kõige suurem, mis me tegime selle omavahel siis pooleks. Power, see omanik on seal, on Žora XXL, kes on Instagramis siuke pull tegelane, et pole kõige väiksem poiss, ütleme nii. Et ta ütles, et Power pakett tuli meile siis, et seal on jah selline. Ma ütlen kohe selle alguse ära, et kui võtta nüüd nendest neljast tegijast, öelda, mis toit mulle kõige rohkem maitses, ma ütlen selle ära, et nagu Minu Toit oli minu jaoks kõige maitsvam, sest et lihtsalt see on puhtalt minu toitumisharjumustele. Ma reaalselt söön sama toitu nagu nii, et kanariis, olgu tatarmakaron, mingi liha kõrval, natuke juurvilja, et siuke hästi lihtne toit. Ja mulle lihtsalt siuksed lihtsad asjad maitsevad kõige rohkem paraku. See on selline toit, mis me mõlemad ise kodus teeksime ka. Jah. Et see, sa vaatad peale, sa saad aru palju enam, et seal midagi on ja kõik on tuttavad asjad. Jällegi samas, see on meie, kes teevad jõusalitreeni ja kes on elavad see elustiili juba puhtalt meie selline individuaalne arvamus, et ma arvan, kui mu ema peaks sööma iga päev kanariisi, siis ta viskaks kohe kopa ette ja ta tahaks mingeid muid asju. Aga minu puhul jah, see on see, et Minu Toit on sellistele võib-olla kulturistidele, fitnessistidele just selline õige lahendus. Aga kui me nüüd toidust juba rääkisime, et räägime nüüd toidust natuke lähemalt, et mina sõin siin mul oli kana, vist mingisugune värske salat oli juures ja riis, aga kõlab küll väga selline plain ja nagu igav, aga ometi see toit oli nagu väga maitsev ja nagu tõesti, mina näiteks ei oska nii head kana teha. See ongi, et saad kanariisi teha 2 viisi. Üks viis on nagu teha halvasti ja või teha hästi seda, et see oli kindlasti kõik toidud, et olgugi, et nad lihtsalt olid hästi tehtud, et selles suhtes väga hea. Et veel oli seal, oligi vist, mul oli veel üks salat oli ka, kus oli ka kedumuna oli seal ja igasugust muud rohelist. Kedumuna, kurte, tomat ja siuke. Kana natuke sees ja väga nagu timm, et ma ise mainin omalt poolt ka ära, et see lihtsus nende juures mulle ise meeldib. chosen to not recognize them and act on them. Like, I've always been aware of my faults. I didn't crave to want to feel great because I haven't felt the way I've been feeling recently and feeling. Teine, mida meie siis seeme, kus sul on kaloraaž on 2700 kuni 3200, et siin on, et see on libe tee, siuke. See on suht libe tee, see on ikka päris suur vahe sees, kas sa tarbid 2700 või 3200, et võib-olla ongi see balance, fit ja power, et see on tegelikult inimestele, kes ei tea mitte midagi sellisest kaloritest, toitumisest, trennist, et võib-olla see on neile nagu lihtne viis seletada seda, aga mingis mõttes ka natukene eksitav viis, et võtame balance 2500, et vormi hoidmine, et kui panna tüdruks sööma balance'it, vormi hoidmist 2500 kalorit, et mõne puhul on see kindlasti palju, et siis tulebki defineerida ära, et naised, mehed, midagi sellist, et panna siis lisainfot või kuidagi ümber sõnastada natukene.
aga jah. Ma ise just nagu, kuidas minu mõttekäik oli see, et kuna toidud on sellised lihtsamad, on suunatud võib-olla ongi inimestele, kes tegelevad jõuseliteeningutele ja loevad juba makrosi ja siis mõeldaks ka, et need toidud oleksid nagu, kaloraas oleks konkreetsem, et sul oleks vahemikku. Et inimene, kes lihtsalt tahab tervislikke valikuid teha, et temal võib-olla see valikud või see vahemik oleks nagu selline, temal oleks okei. Võib-olla jah, see ümber sõnastada näiteks, et paremini selgemalt aru saada, äkki ongi see kaloripõhine sõnastus. Et ongi sul see massipakett ongi nagu, sul on mingi kalorite järgi, et väike kaloraaž, keskmine ja suur kaloraaž. Et võib-olla ja siis ära seletada, et kellele see sobib. Et võib-olla seda pidi läheneda siis. Mis ma veel minu toidu puhul märkasin vähemalt, mul isiklikult minu arust nemad on, vaatad kõige rohkem on pildis igal pool sotsiaalmeedias, et no ta Žorad ja Instagrami Torkinid ja kõik kasvavad selle minu toidu pealt, nii et nad teevad Instagrami asja ka, et kui teised tegijad tahavad nagu ka oma Instagrami käima saada, siis te peate ka tegema asju nagu minu toit seal teeb, et väga sellised daily Instagram story'd ja ühele toidule kogu viits, ikkagi klõps Instagrami ka ja ikka hästi. Ja võib-olla üks siuke asi veel, et ma ei tea, kas see on kogu aeg niimoodi, aga siis kui meie selle toidu saime, oligi koju viimine, oli 9–12. Et mina kell 9 olen juba tööl, see tähendab seda, et ma pean tööl toidu vastu võtma ja siis pärast selle koju viima, et teiste puhul oli see, et toodi enne tööd, ehk siis see eeldab ka seda, et tuleb hakata nagu varem natukene lihtsalt varem see kätte saada, et ma ei tea seda, kas see on ka kogu aeg niimoodi, et äkki on ka parem, et lihtsalt meil ei on nagu õiget hetke, aga jah, see on asi, mis võiks olla kas enne või peale tööd. Ja ka minu toidu puhul võiksid toitudel eraldi siis olla toitumisalane teave kirjas. Et tegelikult minu toidul, kui sa nüüd hästi Instagramist otsid, siis sa tegelikult leiad need valgusrasvad, süsivesikud leiad üles, aga see ei peaks nii keeruline olema, et piisab tegelikult sellest, kui oleks kas kodulehel oleks info olemas või siis eriti hea oleks, kui nende pakendite peal oleks siis. Mingi saateleht kaasa või midagi sellist. Et see on selline mõtlemisaine neile, aga muidu minu toit minu poolt nagu väga saab, et hea asi. Nii, aga siis järgmisena võtame Smart Foodi. Nii, nüüd Smart Food, ma arvan, et kohe kui kodulehte ja kõike seda teenust vaadata, siis kohe hakkab silma see, et see kõige sellise ülevaatlikum, põhjalikum ja professionaalsem. Kõige suurem rahasüst kindlasti ettevõttes, et siin on kohe nähtud, et on ikkagi mindud investeerima sellesse asja, et seda on kõigest näha, et Smart Foodil on oma auto, ma arvan, mille kindlasti võib-olla paljud on linna peal näinud sõitmas, et tutikas auto, mingi spets ehitatud, mingi 10 auto, mis sõidab ja et seda nagu põlveotsas ei tee. Smart Foodi puhul on paketid on üles ehitatud sarnaselt nagu Donfare, et sul on jällegi kaloripõhised, et sul on 1200, 1500, 1800, 2100 ja 2400. Et kui meie nüüd proovisime, siis meile nad panid... Nad küsisid meilt, et palju te sööte, me ütlesime, et 3000 ja siis ütlesime, teeme teile 3000. Nii lihtsalt oligi, et neil saab ka nagu kohe oli välja toodud siin, et saab, kui teil on 3000 ja 3500 mida iganes, et... Saab personaalse pakkumise. Jah, teevad sulle lihtsalt niimoodi. Ja... Toidu poolest ilmselgelt see oli kõige siuke, kõige erilisem toit kui selline, et kui võtsime just, et minu toit oli siuke hästi lihtne, et me olemegi lihtsad inimesed, aga nüüd Smart Food oli nagu suht ikkagi, toit oli minu jaoks väga eriline. Ma ei ole harjunud isegi sööma nii erilist toitu, nagu seal oli, et samamoodi. Ma loen teile kohe ette, mis see kõik oli. Esimene toit, guacamole võileib, siis teine toit vahepala, arbuusi, banaani, kolmas oli Big Green Eggil küpsetatud parta õunte ja veinivastadega. Ma kusjuures mina võikuna ei teadnud, mis see Big Green Egg on. Ma pidin järgi küsima seda ja siis ma sain teada, et ise natuke nagu. Aga see kõlab selline roog, mida ma lähen kuskil restorani sööma. Ja siis teine vahepala Esko talu ürdijuustude valik ploomide ja mussikatega ja siis 5 oli Tonka kalafileega. Et sa saad need toidud, pluss sa saad 2-3 lehte põhjalikku teavet siis nende toitude kohta, kuidas need valmistatud on, kuidas neid valmistada, kuidas neid soojendada. Et sa mingi kaplit omale ninna lükkaks, et saad... Selline kõik avassetid, et see on kõik üles kirjutatud nagu. Ma siin rääkima hakkasime, siis nendel see toit oli kõige huvitavam ja erilisem, et... Näiteks oli pearoog, ma kohe toon, et oli näiteks part
parti oli, kuna meil oli 3000 kalorit, seda parti nagu ikka oli seal. No seda 1000 kalori jagu oli seda inet, et ma tundsin ennast väga nagu mingi selline kuningataisk, kes siis parti kuskil tööl lõunaks sõin, et väga nagu... Pardi kõrval olid jällegi läätsed, et noh, ei ole jällegi siuke kõva läätsemees, et noh, mina lihtsalt ei olnud harjunud, et siin ma lihtsalt, see on puhtalt individuaalne, et kindlasti toon jälle näitena mu ema sööks väga hea meelega seda läätse asja, aga lihtsalt see pole minu nagu harjumuseks, et me ei saa öelda, et kas see toit oli nüüd hea või halb, et mina lihtsalt, mulle väga part maitses kõik, aga lihtsalt seda läätse asja ma polnud harjunud sööma, et läbi selle nagu see pole mu maitse meelele. Mina võin öelda, et mulle väga maitses. Ma minust saab läätse sõber. Toiduga veel seoses, et kindlasti asi, mis seal oli, et kuna neil olid kõik makrod olid toitude kohta välja kirjutatud, mis on nagu jällegi suur pluss, mida me oleme eelne 2 puhul toon miinuseks, aga seal oli supi sisse näidatud 70 grammi valku, mida me omavahel arutades, kui sa ei pane sinna nagu, seal oli küll suured kanatükid sees, aga 70 grammi valku, see on põhimõtteliselt 300 grammi kanana. No põhimõtteliselt. No midagi sinna. Ja kui sa sinna just ei ole nagu 2 kuupi nagu valku sisse sinna suppi ei läinud, siis seda nagu 70 grammi seda kindlasti on, et kuskil 30 juurde või seda kukkuda. Et noh, lihtsalt, et reaalne oleks, et võib-olla seal makrodega me ei tea seda, sest et me nagu ei mõõtnud ega ei viinud laborisse seda toitu. Et ma eeldan, et seal ei olnud 70 grammi, et ma arvan, et sellised väiksed apsud hakkavad tulema, et see ongi see, et kui sa ise ei tee seda toitu, siis sa ei saa kunagi kindel olla, et mis seal on, et see peab arvestama sellise nihkumisega, varieerumisega. Smart Foodi puhul ongi nagu otseseid nagu miinuseid raske välja tuua. Ma ei usu, et need makrod nagu 100% klappisid. Et võib-olla see on süke asi, et seal on pluss on ka, et meil on need ökokarbid, need valged paberist karbid, mis on nagu hästi keskkonnasõbralikud, aga mitte su seljakotisõbralikud, ehk siis kui sa selle läätsepaja sinna selle karbiga seljakotti paned ja tööle jõuad, siis ma olen täitsa kindel, et see ei ole seal nagu okei, et jah, selline asi. Et minu toiduga samamoodi, et oli see valge karp ja põhimõtteliselt kui sul ei ole autot ja siis sa need on väga nagu keeruline transport, et sa pead selle kuskile kilekotti mässima, et siuke mõte veel, et sinna valida, kas sa oled nagu keskkonnasõbralik või siis on kott on läätsesid täis. Aga kellele see Smart Food pigem oleks siis? Ma kipun arvama samamoodi, et võib-olla selline kana ja riisi peal kasvanud juusali hunt pigem mitte, aga võiks vabalt, et ka jällegi selline inimene, kes hindab, tahab saada sellist iga päev mingit maitseelamust ja samas väga tervislikult toituda. Ma arvan, jah, kipub sinna. Ma arvan, et meil lähebki täpselt 2 siin kokkuvõttes ongi, kes on need fitnessistid, kulturistid, kõik sellise mõtteviisiga inimesed ja siis on nagu inimesed, kes lihtsalt tahavad olla tervislikud ja kes võib-olla ei ole sellised. Meie ja meie vaatajad on rohkem nüüd seal fitnessi ja kulturismi poole, aga samas ei tohi ära unustada, et on ka teisi tavalisi. 9% inimesi ei ole nagu sellised. Ma arvan, et siinkohal võtame nüüd viimase ette, on siis VB Life ehk siis Well Balanced Life. Nemad olid nüüd niimoodi, et nad siis tõid meile ka siis terve sellise päeva komplekti, et palju seal kalorid oli üldse. Seal ma arvan, 3000 oli vist kindlasti kokku meil, et seal me saime igast ikka suht kõike sai maitsta, et tõid päris hea portsu meile. Et siin nende puhul, mis neid võib-olla eristab teistest kõigest 3, et kui teiste 3 puhul on see toit on niimoodi pakettidena, terve päeva pakettidena, siis VB Life'il sul on nagu portsjonid, et sul on näiteks siin, võtan kohe kodulehelt esimese, on täistera, kaerapuder, munavalge ja marjaseguga. Et sa võid seda tellida lihtsalt 5 korda. Jah, täpselt. Et see on jällegi, mõne puhul on see pluss ja mõne puhul on miinus, et mina näiteks, kui mina telliksin seda toitu, siis mina tahaksingi ühe kaupa tellida näiteks. Et ma teen oma näiteks, ostan 5 toitu neid, kõik lõunad, jätan oma selle lõunaprae söömata ja võtan oma selle karbi, kus mul on kõik nagu juba tervislik ja toidet, rikas toit, et see on isegi mulle mõttekoht, et tegelikult
see arvustus on nii-öelda pannud mind ka mõtlema, et kas me ikka on mõtet seal kohvikus käiga lõuna või siis reaalselt nagu hakata tellima oma toitu küll, aga nagu mitte terveks päevaks. Et see terveks päevaks me küll ette, et see võib olla inimesele, kes tal on mingi kiire päev ees, sul pole aega lihtsalt varitada seal ja mõelda, mida süüa teha. Või sa lihtsalt ei viitsi. Sa lihtsalt ei viitsi ongi, sa lihtsalt tellid selle terve päevapaketti ära, sul on süda rahul ja kõik. Okei, aga tagasi VB Life juurde, et nende puhul me saime suht ikkagi kõike mina, mingi hommikusöögi pakett oli seal väga maitsev pudru, croissant, lõhega, mis seal veel oli, muna, et väga selline korralik hommikusöögi ports oli, kana oli, lõhe oli, mis seal veel, ka selline, pigem ma arvan, et see jälle kaldub sinna sellise jõusaali hundi menüü juurde, midagi sellised. See on lihtsamad toidud. Ja kalasupp mulle väga maitses, et see oli minu jaoks selline highlight. VB Life oli, räägime pakenditest, siis neil oli pakk, oli tugev plastmassist, see oli kiletatud ja ta oli nii-öelda kinnine. Ehk siis ma arvan, ma oleksin julgenud omale selle supi nagu siin kotti visata, et ma ei tea, kas see on ka nüüd nii-öelda keskkonnasõbralik ja ma ei teagi, seda ma ei tea, aga ma tean, et see ei oleks mul kotis laiali läinud. Ehk siis ka inimestele, kes võib-olla ei ole liikvel autoga, siis see on nagu selline sobiv ja kindel pakend. Et VB Life'i puhul nagu vaadates seda meie perspektiivist, siis isegi neid miinuseid on nagu väga raske välja tuua, sest et tegelikult teenus on hästi lihtne arusaadav, numbrid on paigas. Lihtsalt kui ma võtan minu toidu kana versus VB Life'i kana, siis minu toidu kana tegi ära. Et VB Life'i kana ja lihtsalt ma ütlen kana võrdlus, aga lihtsalt üldiselt toidud olid maitsvad, aga nad ei olnud nagu 10/10. Et seal oli see kana ja apelsin oli mulle veits nagu võõras ja võib-olla see oli kanaga oligi, et kana lihtsalt oli natukene kuiv mõnes kohas ja nii edasi. Aga jällegi siuke maitse asi ja võib-olla ma ei saa seda jällegi negatiivseks tuua, et lihtsalt maitse asi. Minu toit tõestis oma kana standardilist nii kõrgele, et kohe tuleb miinuspunkte panna, kui ei ole kana käime. Muidu kõik see kõrvale jätta, siis jällegi VB Life teeme teadest. Kui mina nüüd enne seda eksperimenti, siis ma pigem arvasin, et nende toitude ja selle teenuse hind on palju suurem, kui ta tegelikult on. Et seda võib nagu iseloomuliku joonena siis öelda nagu kõigi nende ettevõtete kohta. Kui sa võtad poes käimine ajaliselt, mingid nõudepesu, mingi vesi, kõik, mis sa teed, toidu ostmine, kui sa paned nagu need kõik reaalselt numbritesse versus, kui sa maksad nagu veidi rohkem, aga keegi nagu võtab su kõik selle vaeva su käest ära. Siis esimene asi ka, mida kohe küsitakse, et palju see maksab, siis kõik kuidagi eeldavad, et see summa on mingi hull ropp. Arvestades, kui palju sa sellest tegelikult võidad, siis tegelikult me nüüd arvutasime ka, katsesime siis leida, kumb see nüüd kõige odavam teenus on ja kumb see kõige kallim teenus on, aga mis välja tuli oli see, et kõigi nende ettevõtete need toidud jäävad sinna kuskil 3-55 euri nagu vahele toidukordades. No jah, põhimõtteliselt, et kõik paketid, kes pakuvad pakette, nende see päevahind jäi siis väga sarnaseks, et seal oli võib-olla mingi 50 sendine kõikumine ja lihtsalt VB Life, kuna neid paku pakette, siis oligi toidukorra hind oli 3,50. Et kui minu töö juures on lõuna ongi 3,50, siis ma võin nagu kindlalt väita, et see toit ei ole nii kvaliteetne selle raha eest, kui ma saaksin siis ühe selle VB Life'i mingi kana, mida iganes, et või kui sa võtad näiteks mingisugused, ütleme kõige odavamad, ma ei tea, mingid päevapraed, see on mingi, ma ei tea, 5 euri näiteks, aga sa ei saa elu sees kuskil tavalisest kohast, ma ei tea, nii palju liha, kui sa näiteks, ma ei tea, siin enamustes. Ja pluss sa ei tea ka tavakohas, sa ei isegi suuda eeldada tegelikult neid numbreid. Et see on ka see, et sa võid estimatida, mis kalorid palju mul siin sees oli, aga sa ei näinud, kuidas seda tehti, lihtsalt sa ei saa sellest kindel olla. Ma vist võin väita, et minu elustiilile sobiks kõige paremini, kas siis ongi, et kas minu toit või siis VB Life meie elustiilile, aga see on puhtalt isiklik nagu selline arvamus. Aga jällegi, kui ma võtan nüüd sellise toidu, sellise erilisuse, tooraine ja selle hinna suhte, siis võib-olla ongi Tanfare
Smart food tulevad esile. Jah, et noh, lihtsalt kui sul pardikoib kindlasti maksab nagu rohkem kanafile ja nii edasi. Küll aga me rääkisime ära kõik nagu sellised plussid-miinused, mis on iga teenuse juures ja nüüd, kui keegi on sellest huvitatud, siis kindlasti saate ära võtta, mis on teie jaoks tähtis, kas minu jaoks on tähtis see kohale toomine, mugavus, kas mul on maitse, kas mul on numbrid, kas mul on mida iganes, et ma arvan, et see valik jääbki kuskile sinna vahele, et iga inimese oma mingi elustiili nagu. Ja ma loodan, et see nagu meie video siis aitas kuidagi seda valikut teha ja nüüd saate ise nagu nüüd minna ja järgi vaadata ja... Ma arvan, et paljud isegi, miks ongi see, et paljud ei tea, et üldse siuke asi on olemas, et see on nagu põhiline, et nüüd te teate, et see on olemas, et jah, aitame siis nendel ettevõtetel natukene võib-olla laiemalt sellist kõlapinda saada. Ja loomulikult kõik ettevõtte koduleheküljed leiate siit meie description box'ist, et minge vaadake see järgi. Loodan, et teile see video meeldis ja likeige, share'ige, tekkis mingeid küsimusi, kohe kirjutage ja näeme järgmises videos.